tere! Meie oleme Anna, Anett ja Marta G3K klassist ja selles videos õpime, millised nurgad tekivad sirgete lõikumisel. Esmalt vaatame, milliseid sirgeid saab nimetada lõikuvateks. Joonistame 2 sirget A ja B, mis lõikuvad. Jooniselt on näha, et sirgetel on ühine punkt C. Just selles punktis toimubki lõikumine. Seda punkti nimetatakse lõikepunktiks. Nüüd joonistame 2 sirget E ja F, millel esmapilgul lõikepunkti näha pole. Siiski on ka need sirged lõikuvad, sest sirgeid pikendades tekib lõikepunkt. Seega nimetatakse 2 tasandil olevat sirget lõikuvateks sirgeteks, kui neil on vaid üks ühine punkt ehk lõikepunkt. Joonistame lõikuvad sirged AB ja CD lõikepunktiga O. Sirgete lõikumisel tekib 4 nurka. Tekkivad nurgad joonisel on AOC, BOC, BOD ja AOD. Nurkadel AOC ja BOD on ühine tipp O ning ühe nurga haarade pikendused üle tipu O on teise nurga haaradeks. Selliseid nurki nimetatakse tippnurkadeks. Tippnurgad on jooniselt vastavalt ka AOD ja BOC. Tippnurgad on võrdsed ehk nurk AOC võrdub BOD ja nurk AOD võrdub BOC. Tippnurgad saavad olla nii teravnurgad kui ka nürinurgad ehk vastavalt kas väiksemad kui 90 kraadi või suuremad kui 90 kraadi. Järgmisena joonestame sirge AB, märgime sellel punkti O ning joonistame punktist kiire OC. Tekib 2 nurka, AOC ja COB. Koos moodustavad nurgad sirgnurga AOB. Nendel 2 nurgal on üks ühine haar ja nende teised haarad koos moodustavad sirgnurga. Neid 2 nurka nimetatakse seega kõrvunurkadeks. Kõrvunurkade summa on 180 kraadi ehk sirgnurk. AOC plus COB summa on seega 180 kraadi. Kasutades seda kõrvunurkade omadust, saame eelmisel joonisel arvutada ka tippnurkade suurused. Kui meil on teada üks kõrvunurk, näiteks BOC, siis lahutame selle 180 kraadist ning saame teada AOC ja BOD suuruse. Sirgete lõikumise erijuht on sirgete ristumine. Kui 2 sirge lõikumisel tekib nende vahele täisnurk, siis nimetatakse neid sirgeid ristuvateks sirgeteks. Joonisel on näha ristuvad sirged S ja T. Nüüd lahendame selle kohta ühe näiteülesande. Arvuta kõik joonisel olevad nurgad, mille suurust pole antud. Olemas on nurk NOM, mille suurus on 69 kraadi. Joonist vaadates näeme, et nurk NOM ning nurk KOL on tippnurgad. Nüüd saame kasutada tippnurkade omadust. Tippnurgad on võrdsed. Seega nurk KOL võrdub nurgaga NOM, mis võrdub 69 kraadi. Nurga KON leidmiseks vaatame uuesti joonist. Märkame, et nurgad NOM ning KON on kõrvunurgad. Kuna kõrvunurkade summa on 180 kraadi, siis saame nurga KON suuruse arvutada lahutades nurga NOM 180 kraadist. Vastus jääb 111 kraadi. Kuna nurgad KON ja LOM on tippnurgad, siis on ka nurga LOM suurus 111 kraadi. Lahendame ka ühe tekstiülesande. Kui suured on kõrvunurgad, kui üks kõrvunurk on teisest 50 kraadi võrra suurem? Ülesande lahendamisel peame kasutama tundmatut, sest meil on öeldud vaid, et üks nurk on teisest 50 kraadi võrra suurem. Olgu esimene kõrvunurk x kraadi, sest selle nurga suurust me ei tea. Kuna teine nurk on esimesest 50 kraadi võrra suurem, siis saame kirjutada, et teine nurk on x plus 50 kraadi. Nüüd võtame appi teadmise, et kõrvunurkade summa on 180 kraadi. See tähendab, et esimese ja teise nurga summa peab olema 180 kraadi. Koostame vastava võrrandi. X plus 50 võrdub 180. Võrrandi lahendamiseks tuleb meil sarnased liikmed koondada, jätta tundmatud vasakule poole võrdusmärki ning arvud paremale poole. Ära unusta, et liikme viimisel ühelt poolt teisele poole võrdusmärki muutub tema märk vastupidiseks. Saame, et 2x võrdub 180 miinus 50 ehk 2x võrdub 130. Jagame võrrandi mõlemad pooled tundmatu ees oleva kordajaga ning saame,
et esimene kõrvunurk võrdub 65 kraadi. Kuna teine kõrvunurk on 50 kraadi võrra suurem, siis see võrdub 65 pluss 50 võrdub 115 kraadi. Kontrollides saame, et kõrvunurkade summa on tõepoolest 180 kraadi. Nüüd vaatame lähemalt, millised nurgad tekivad sirgete lõikamisel kolmanda sirgega. Olgu meil 2 sirget A ja B lõigatud kolmanda sirgega T, mida nimetatakse lõikajaks. Sellisel juhul tekib 8 nurka, mis on vastavalt märgitud numbritega 1–8. Kuna tippnurgad on võrdsed, siis nurk 1 võrdub nurgaga 3, nurk 2 võrdub nurgaga 4, nurk 5 võrdub nurgaga 7 ja nurk 6 võrdub nurgaga 8. Seega võime eraldi vaadata vaid 4 nurka, mis on tähistatud tähtedega alfa, beta, gamma ja delta. Nurkade paarid alfa ja delta ning beta ja gamma on lähisnurgad. Lähisnurgad on sellised nurgad, mille haarad lõikajal on vastassuunalised ja asuvad ühel pool lõikajat. Nurkade paarid alfa ja gamma ning beta ja delta on põiknurgad. Põiknurgad on sellised nurgad, mille haarad lõikajal on vastassuunalised ja asuvad teine teisel pool lõikajat. Vaadeldavad nurgapaarid on omavahel kindlates seostes, mida väljendavad järgmised teoreemid. Esiteks, kui üks paar põiknurki on võrdsed, siis on võrdsed ka teine paar põiknurki. Teiseks, kui põiknurgad on võrdsed, siis lähisnurkade summa on 180 kraadi. Seda teoreemi võib sõnastada ka vastupidi. Kui lähisnurkade summa on 180 kraadi, siis on põiknurgad võrdsed. Lahendame ka ühe näiteülesande, kasutades just õpitud teoreeme. Meil on antud joonis, kus on kokku 8 nurka. Leiame ülejäänud nurgad, kui on öeldud, et kolmas nurk võrdub 50 kraadi ning 6. nurk 130 kraadi. Kõigepealt saame kasutada teoreemi, mis väidab, et kui lähisnurkade summa on parajasti 180 kraadi, siis on põiknurgad võrdsed. Kuna nurgad 3 ja 6 on lähisnurgad, siis kontrollime summat. Tõepoolest, 50 kraadi pluss 130 kraadi annab kokku 180 kraadi. Kuna teame, et üks paar põiknurki on võrdsed, siis saame väita, et ka teine paar põiknurki on võrdsed. Seega nurk 3 võrdub nurk 5-ga ehk 5. nurk on 50 kraadi ning nurk 6 võrdub nurk 4-ga ehk on 130 kraadi. Ülejäänud nurgad saame leida tippnurkade omaduse järgi. Teame, et tippnurgad on võrdsed. Lähtuvalt sellest saame kirjutada, et nurk 1 võrdub 3. nurgaga, nurk 2 võrdub 4. nurgaga, nurk 7 võrdub 5. nurgaga ning nurk 8 võrdub 6. nurgaga. Nüüd vaatame, kuidas neid nurkade vahelisi seoseid sirgete paralleelsuse määramiseks kasutada saab. Esmalt tuleb seletada, millised sirged on üldse omavahel paralleelsed. Paralleelsete sirgete mõistet defineerime järgmiselt. 2 sirget on paralleelsed, kui need asetsevad ühel ja samal tasandil ega lõiku. Eelnevalt sõnastatud nurkade vaheliste seoste abil, mis kehtivad 2 sirge lõikamisel kolmandaga, saame sirgete paralleelsuse kohta sõnastada 2 tunnust. Esiteks, 2 sirget on paralleelsed parajasti siis, kui nende lõikamisel kolmanda sirgega tekivad võrdsed põiknurgad. Teiseks, 2 sirget on paralleelsed parajasti siis, kui nende lõikamisel kolmanda sirgega tekkinud lähisnurkade summa on 180 kraadi. Lahendame ka ühe näiteülesande. On öeldud, et sirged S ja T on paralleelsed ning nurk alfa võrdub 65 kraadi. Leiame numbritega 1–4 tähistatud nurgad sirgete paralleelsuse tunnuste abil. Toetudes sirgete paralleelsuse esimesele tunnusele teame, et paralleelsete sirgete lõikamisel kolmanda sirgega tekivad võrdsed põiknurgad. Seega, kui on teada, et alfa on 65 kraadi, siis on ka nurk number 4 65 kraadi. Kasutades paralleelsete sirgete teist tunnust teame, et sirgete lõikamisel tekkinud lähisnurkade summa peab olema 180 kraadi. Seega alfa ja esimese nurga summa peab võrduma 180 kraadi. Esimese nurga suuruse leiame tehtest 180 kraadi miinus 65 kraadi, mis võrdub 115 kraadiga. Kuna tippnurgad on võrdsed, siis saame kirjutada, et nurk 4 võrdub nurk 2-ga ehk on 65 kraadi ning nurk 1 võrdub nurk 3-ga ehk on 115 kraadi.
Loodame, et video oli õpetlik ning et teate nüüd, millised nurgad tekivad sirgete lõikumisel. Täname vaatamast ja kuulamast. Toredat nuputamist!